Politsei 107. sünnipäeval sai Põhja-Eesti otsingu- ja päästetööüksus ehk rahvakeeli merepäästjad omale uue uhke hoone, mis on esimene sellelaadne. Siiamaani me oleme püüdnud hakkama saada erinevates ühishoonetes või varasemalt olemasolevates hoonetes. Täna see on esimene selline, mida me oleme algusest peale projekteerinud ja planeerinud sellel eesmärgil. Uues hoones hakkavad toimetama Põhja otsingu- ja päästetööüksuse reageerijad ja PPA merebüroo ametnikud. Lisaks hõlmab pea poole majast ka koolituspind, kus hakkavad väljaõpet saama nii politseinikud, päästjad kui ka vabatahtlikud merepäästjad. Kui merepäästjad tulevad nüüd kas siis sündmuselt või kas näiteks koolituselt tagasi, siis see on esimene ruum, kuhu nad suunduvad ja need uued uhked dušid ei ole siin mitte enda pesemiseks, vaid hoopis kostüümide puhastamiseks, ehk siis selle esimese meresoola saab siit maha pesta. Kui me liigume edasi, siis on selline esimene suurem varustuse ruum, kuhu siis peamiselt pannakse kuivama koolituste riited. Me saame täna teada, et punased kostüümid on siis koolitustel. Siia saab siis kõik korralikult ära panna, aga kui me lähme nüüd veel sammukes edasi, siis järgmine ruum on siis igapäevaselt nendele inimestele, kes ikkagi reageerivad, on siin üksuses 24-tunnistes vahetustes ja selle jaoks on samamoodi siis olemas ikkagi uus kaasaegne ruum. Siin on olemas sellised, ütleme siis inimesekujulised metalltorud, kuhu saab oma need kostüümid kuivama panna ja näiteks kinnaste jaoks on samamoodi siin eraldi siis selline kuivatusrest. Juba ka iga päästja puhkeruum on privaatsem, ta on ikkagi helge, ta on kaasaegne, et need tingimused ei anna võrrelda täna sellega, mis nendel varasemas hoones olid. Kuna merepäästjate töös on väga olulisel kohal puhkus, on loomulikult siin uues hoones olemas ka uued eluruumid, kus siis need mehed ja naised saavad selle 24-tunnise valve jooksul puhata ja aega veeta. Olles kunagi ise ühikas elan, ma võin öelda, et see meenutab suhteliselt ühiselamu tuba, üsna tagasihoidlik, aga siin on olemas siis 2-3 tavalist voodit. Siin samas on olemas näiteks riidekapp, kuhu kõik oma isiklikud asjad panna ja ma võin teile saladuskattel öelda, et me oleme praegu kõige parema vaatega toas, kus siis avaneb vaade Jäämurdja Tarmole. Loomulikult on merepääste hoones olemas ka köök, erinevad puhkeruumid ja isegi saun, kus sangarid saavad end pärast kargest veest inimeste päästmist soojendada. Jõusaalis tuleb aga käia naabrite juures üle hoovi. Uus hoone paikneb nimelt täpselt mereväe ja riigilaevastiku vahel. See kindlasti ei ole priiskamise projekt, et siin on kompaktselt kõik asjad ära pakitud ja on mõeldud ka ruumide ristkasutamise peale, kuna siin on tegemist siis nii merepäästjate kui ka koolitujate, et siis ka ütleme nii merepäästjad kui koolitujad siin saavad ristkasutada ruume, et selles mõttes on see igati efektiivseks ja ökonoomseks projekteeritud. Hoone läks maksma ligikaudu 3,7 miljonit eurot ning see kaeti täielikult riigieelarvest. Investeeringud elanikkonna kaitsesse ei piirdu aga sugugi vaid täna avatud majaga. Me täna ehitame siia siis nii-öelda uusi kaisid. Need valmivad järgmise aasta kevadel. Tekivad uued kaid, mis on siis valmis vastu võtma NATO laevu, mis jällegi tugevdab meie riigikaitset. Kuidas nende inimestega täna on, kes siin majas peavad tööle hakkama? Kas võiks rohkem olla neid merepäästjaid, et kuidas selle pealekasvuga on? Suures osas on meil ametikohad täidetud. Küll aga kindlasti see pealekasv on oluline, sest et liikumist toimub ja merepääste on selline valdkond, mis nõuab spetsiifilisi teadmisi, et tänavalt nendega üldjuhul ei tulda.